Tead, rahu on kõige võimsam relv, mis meil on. Just rahu on see, mis muudab sind tugevaks, kui kõik teised on juba närvis. Tšau! Mu tänane video ongi sellest, et kuidas rahu säilitada, kui sind närvi aetakse. Siin on sulle 6 nippi. Esimene, hinga sügavalt. Kui keegi teeb või ütleb midagi, mis ajab sind närvi, siis ära lase end kaasa tõmmata. Tee üks sügav hingetõmme. Mida sügavam, seda parem. Kujuta ette, et hingad sisse rahu ja välja hingamisel saad endast välja kõik üleliigse pinge. Teiseks, mõtle enne reageerimist. Keegi ütleb midagi teravat ja sa tahaksid kohe vastu öelda. Enne kui su suu avaneb, mõtle, kas see, mida sa ütled, aitab olukorda lahendada või ainult halvendab seda. Vahel on parem lihtsalt vaikida. Ja kui sul on tõesti midagi öelda, siis tee seda rahulikult, kuid kindlalt. Kolmandaks, ütle endale, et see pole isiklik. Sageli, kui keegi meid närvi ajab, siis kipume seda võtma isiklikult, aga tegelikult on see tihti seotud nende endi muredega, mitte sinuga. Kui sa mõistad, et see pole midagi, mida sa peaksid oma südamesse võtma, siis saad oma rahu paremini hoida. Neljandaks, muutu paindlikuks. Elu on pidevas liikumises, kõik ei lähe alati meie tahtmise järgi. Kui inimesed siin närvi ajavad, siis mõtle, et see on lihtsalt ajutine olukord, mis kaob peagi. Sa saad edasi liikuda ja jääda rahulikuks. Paindlikkus on rahu üks saladusi. Viiendaks, õpi naeratama. Kui keegi on ärritunud, võib rahu hoida lihtne naeratus. See ei tähenda, et sa peaksid olema ülemäära lahke või nõus kõigega, mis toimub. Ka naeratamine on rahu signaal, mis aitab rahustada mitte ainult sind, vaid ka teisi enda ümber. Kuuendaks, mõista, et sul on valik. Sa saad valida, kas jääda rahulikuks või lasta end kaasa tõmmata. Ära unusta, et sinu rahu sõltub sinust. Kõik, mida teised teevad või ütlevad, on nende asi. Kui sa otsustad olla rahulik, siis oled sa tõeline meister.